Tänase piiblivõtme kirjakohaks on 2. Saamuli raamatust 5. peatükist salmid 1-25. Siis tulid kõik Iisraeli suguharud Taaveti juurde Hebronisse ja rääkisid ning ütlesid: vaata, me oleme sinu luu ja liha. Juba varem, kui Saul oli veel meie kuningas, olid sina Iisraeli väljaviijaks ja tagasitoojaks. Sinule on Issand öelnud: sina pead hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema Iisraeli vürst. Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juurde Hebronisse ning kuningas Taavet tegi Hebronis Issanda ees nendega lepingu. Nad võitsid Taaveti Iisraeli kuningaks. Taavet oli kuningaks saades 30 aastat vana ja ta valitses 40 aastat. Hebronis ta valitses Juuda üle 7 aastat ja 6 kuud. Jeruusalemmas valitses ta 33 aastat kogu Iisraeli ja Juuda üle. Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma selle maa elanike ja puuslaste vastu, ütlesid need Taavetile: siia sisse sa ei pääse, sest ka pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. See pidi tähendama, et Taavet sinna ei pääse. Aga Taavet vallutas Sioni linnuse, mis on nüüd Taaveti linn. Ja Taavet oli sellel päeval öelnud: igaüks, kes lööb ja puuslasi, tabagu veejuhtmes neid lonkureid ja pimedaid, keda Taaveti hing vihkab. Sellepärast öeldakse: pime ja lonkaja ei pääse kotta. Ja Taavet astus linnusesse ja nimetas selle Taaveti linnaks. Ja Taavet ehitas ümberringi linna kantsist alates siselinna suunas ja Taavet läks üha vägevamaks, sest Issand vägede Jumal oli temaga. Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikuid seedripuudega, samuti puusseppi ja müürseppi ja need ehitasid Taavetile koja. Taavet mõistis, et Issand oli kinnitanud tema Iisraeli kuningaks ja oli ta ülendanud tema kuningriiki oma Iisraeli rahva pärast. Ja Taavet võttis veel rohkem liignaisi ja naisi Jeruusalemmast pärast seda, kui ta Hebronist oli tulnud. Ja Taavetile sündis veelgi poegi ja tütreid. Ja need olid nende nimed, kes temale Jeruusalemmas sündisid: Sammua, Soobab, Naatan ja Saalomon. Jibhar, Elisua, Nefek ja Jaafa, Elisama, Eljada ja Elifelet. Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitnud Iisraeli kuningaks, siis nad läksid kõik vilistid Taavetit otsima. Kui Taavet seda kuulis, siis ta läks linnusesse. Ja vilistid tulid ning luusisid Refaimi orus. Taavet aga küsis Issandalt öeldes: kas ma pean minema vilistite vastu? Kas sa annad nad minu kätte? Ja Issand ütles Taavetile: mine, sest ma annan nad tõesti vilistid sinu kätte. Siis tuli Taavet Baal Peratsiimi ja Taavet lõi neid seal ning ütles: Issand on murdnud mu vaenlased minu ees, otse kui oleks vesi läbi murdnud. Seepärast pandi sellele paigale nimeks Baal Peratsim. Nad läksid sinna, nad jätsid sinna oma ebajumalad ja Taavet ja ta mehed võtsid need kaasa. Aga vilistid tulid jälle ja luusisid Refaimi vorus. Ja Taavet küsis Issandalt ja tema vastas: ära mine, piira nad tagant ümber ja tule neile kallale paakapõõsaste poolt. Ja kui sa kuuled paakapõõsaste ladus otse kui astumise kahinat, siis kiirusta, sest siis on Issand su ees välja läinud vilistite leeri lööma. Aga Taavet tegi nõnda, nagu Issand teda käskis. Ja ta lõi vilisteid Kebast kuni Keseri teelahkmeni. Aamen. Taavet on tunnistatud valitsejaks. Algul küll Juuda suguharus ja mitte veel Iisraeli suguharus, et saada kuningaks kogu ja Juuda ja Iisraeli üle.
Aga Taavet pole tahtnud kõrvaldada oma rivaale selliselt, nagu olid viimased sündmused, kus mõrvati Aabner, Juuda rahvavürst ja Sauli poeg Iisboset, tollane kuningas. Ja ometi on need sündmused loonud olukorra, mis annab valitsuse ka Iisraeli üle. Oleme harjunud Taavetit ette kujutama Jeruusalemma kuningana, isegi ju linna Jeruusalemma nimetatakse Taaveti linnaks, aga siin selles piiblilõigus on veel olukord, kus Taavet ikka veel asub Hebronis, aga ta soovib endale uut asupaika, uut peakorterit, pealinna. Miks just Jeruusalemm? Miks ei võinud ta jääda Hebroni? Jeruusalemma tuntakse linnana juba tugeva linnusena juba Aabrahami aegadest. Tollal elas seal preester Melkiseedek. Joosua ajal saab see linn Benjamini suguharule. Ka Saul kasutas seda oma linnusena. Ja see linn tõesti on tuntud tugeva linnuse poolest. Ja linnusele annab tugevust ka seal olev ümbrus, mäed, sügav Kiihoni org. Ja hetkel, kui Taavet seda vallutama läheb, on selle vallutanud jebuuslased. Linna tugevusest kõneleb ka jebuuslaste enesekindlus, kus nad arvavad, et seda kindlust Taavet kindlasti ei võida, et isegi pimedad ja lonkurid suudavad seda kaitsta. Nii nad ülbelt arvavad. Taavet aga, saades Iisraeli kuningaks, näeb oma ülesandena võtta tagasi see üks võtmelinnadest, mis on seni kuulunud ka Iisraelile. Pikast lahingust siin ei räägita, vaid öeldakse lihtsalt, aga Taavet vallutas Sioni kindluse. Taavetit on siin kujutatud kuningana, kes üha enam mõistab, et ta on asetatud mitte ainult Juuda üle, vaid kogu Juuda ja Iisraeli kuningaks. Ja nii ongi näha, kuidas tulevad ka teiste suguharude vanemad Hebronisse ja teevad Taavetiga lepingu. Ühe väikese suguharu valitsejast on saanud tõepoolest kuningas. Ühest väikesest riigist korraga tõeliselt kuningriik. Selline, kellega isegi naabrid peavad arvestama ja ka seda teevad. Selle märgina räägitakse meile lugu Tüürose kuningast, kes saadab Taavetile partnerluse liidu märgiks seedripuud ja müürseppi ja puusseppi. Teise märgina tuuakse isegi pilt Taavetist, kes võtab jätkuvalt veel juurde liignaisi, nendelt saab poegi ja tütreid, ehk on kuningas nagu kuningas ikka ka teiste rahvaste seas. Küllap ta tahabki olla ja teebki kõik selleks, et oma võimu kindlustada ja leida ka liitlasi ja vallutada jätkuvalt ka takistusi, võita ka viliste. Jeruusalemma kindluse vallutamine, selle pealinnaks rajamine on siin loogiline samm oma võimu kindlustamise suunas. Kas Taavet on siiski kuningas, nagu kõik teised kuningad ikka? Esiteks on siiski imetlust väärt, et Taavet ikkagi jätkuvalt otsib Jumala juhatust. Jumalapoolset juhatust ja soosingut ja õnnistust ka võitlustes ja lahingutes, vilistite, sõjakate, naabrite vastu. Ta küsib Jumala käest. Kogu oma tegevuses ei ole ta siiski ülbeks läinud. Nii ülbeks, et ta peaks oma teeneks ja tarkuseks, mida ta on saavutanud. Ta teab siiski, et ka tema troon ja selle püsimine ja Iisraeli püsimine on ainult Jumala käes. Teiseks toob Samueli raamatu autor meile märkimisväärse lause 5. peatüki 12. salmis. Ta ütleb, Taavet mõistis, et Issand oli kinnitanud tema Iisraeli kuningaks. Et ta on ülendanud tema kuningriiki oma Iisraeli rahva pärast. Mis teeb ühest mehest suurmehe? See, kui oma ambitsioone ja andeid suudetakse suunata teiste teenimiseks. Mis teeb kuningast suure? See, kui kuningas oma eesmärgina näeb rahva heaolu, mitte enda huvi ja au. Küllap sama kehtib ka meie kõigi kohta. Mis teeb ka karjasest tõelise karjase, usklikust tõelise kristlase, kui mitte Jumala tahte otsimine ja teiste huvide kõrgemale seadmine enda soovidest. Õnnistatud päeva!